No jõu. No nii, vaadake, kus me täna alustame seda suurepärast videot. Sünnitusmajas. Juhuu, natuke irooniline, ma tean. Ja seda tegemist on mootorratta videoga. Aga noh, veel hullem oleks, kui ma oleks seda ju alustanud surnuaia kõrvalt, eks ole. Nii et võtame selle natuke positiivsema noodi. Ühesõnaga, teeme siis täna väikese sõidu, ajame mula. Räägin teile natukene selle CF Moto 675 NK plussidest miinustest siin, mis ma olen siis 5000 kilomeetri jooksul avastanud või enda jaoks siin paika pannud. Ja proovime mitte liiga pikalt teha. Sõidame natuke Tallinna vahel ringi. Mul endal ka asju ajada ja selline rahulik, mõnus. Ilma skriptita video. Ma tean, et kõik on mingi Kalle, sa peaksid skriptima neid asju, et liiga palju on mõttetut lama. No hea küll. No eks ma siis skriptin. Tänane skript on mu enda peas ja pole ette valmistatud. Ühesõnaga, ma alustan mõndadest asjadest, mida ma ei jaksa selles mõttes vastata. Niisama, et esimene asi kohe siin tuleb tuimalt, et miks mul ei ole kaitsmeid, miks ma täna olen mingi pusaga sõidan siin, siis jah, eks see on see, et julgus on tekkinud mingis mõttes ja linna vahel siin on päris hea tegelikult pusaga ringi vurada, et kogu aeg seda full gear'i selga ajada on üsna tüütu. Aga noh, see selleks, ma arvan, et igaüks ise otsustab, et siin linnas on õnneks kiirused on siuke 50, noh ma kujutan ette, selle 50-ga ei ole ka hea seda asfaltit puutuda mingisuguse puuvillast riietega, aga no, ma arvan, saame hakkama, noh, et kui keegi tahab, võib mind selle pärast nagu sõimata, kui keegi tahab, ärge sõimake. Et ma lihtsalt mainin selle kohe videos ära, et tavaliselt ma sõidan siis ikkagi põhimõtteliselt full gear'iga, et ainult mida mul veel ei ole, on sõidupüksid, aga kaitsmed nagu ikkagi tegelikult peaksid olema. Et ülejäänud asjad on olemas, kindad, härki, saapad korralikud asjad on ikka jalas. Et päris selles mõttes paljas poissi ei ole. Ja no mis me siin räägime sellest rattast üleüldiselt, et ma olen nüüd 5 tonni kuimse kohe sellega sõitnud. Ja minu kogemus on olnud suurepärane. Noh, jätame kõrvale mõned mingid üksikud alguse asjad, mis olid, et jätame need kõrvale. Siis other than that on tegemist minu silmis väga mõnusa rattaga ja tegelikult alguses, mis jutud olid, et algajale ei sobi, ma ei ole nõus sellega. Ma arvan, see on algajale väga hea ratas. No okei, teeks kõik sõltub palju sa julged ja ei julge, siis tegelikult algajale minu silmis on tegemist jumala normi ja mõistliku rattaga. Et 675, ta oli vist 66 kilovatti, pärandage, kui ma eksin. Et ma ei tea, minu arust on täitsa mõnus ja kui sa gaasiga ise faili ei pane ja asjadega ei ebaõnnestu, siis tegelikult algajale jumal okei. Minu enda kogemus imeline. Kas tahaks võimsamat? Võib-olla. Kas võimsamat on vaja? Pigem mitte. Ühte asja ma olen mootorratastega õppinud, et ma siin olen nüüd käinud sõitmas ka siis 1000-ste asjadega ja ma ütlen ausalt, et kas seda kõike on vaja? No tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole nii hullult seda vaja ja isiklikult mina olen selle 66-ga väga rahul. Mina ka seal lehvitame inimestele. Et minu arust 66 kilovatti jumala mõistlik. Jah, kui keegi tunneb, et ta ei ole võib-olla nii julge ratta peal või mingid muud hirmud, siis kindlasti nõrgem on ja aga rohkemat algajale kui mingi, ma ei tea, no milleks ei näe pointi, ütlen ausalt, ei näe mõtet. Aga jällegi, täpselt tunde järgi, eks ole, kuidas keegi tunneb. Muidugi sa võid selle 1000-sega ka ju sõita ja värki. Aga ütlen ausalt enda kogemusest, siis kõik võimsad mootorrattad kutsuvad sind sigadustele. Ja minu poolest vaielge, kui tahate, aga võimas mootorrattas su tagumiku all on nagu mingi saatan, mis sul on see ark on seal kuskil kanni vahel ja ta muudkui torgib seda kannikat, et tee nüüd midagi minuga, vaata, et ära huia. Et huvitav on see, et autoga mul sükest tunnet ei ole, aga mootorrattaga küll. Arvatavasti ongi asi selles nende kahe erinevuses, siis selles mõttes nende tunnete poolest, et kuidas nendega sõita nagu tundub ja üleüldine emotsioon on.
panen siin vahepeal natukene visiiri kinni. Ei tõmba nii tuuliseks, siin on väheke tuuline täna. Vot, et rääkides sellest jõust, siis muudest asjadest rääkides siin plussidest siis minu jaoks jätkuvalt peale nüüd, ma ei tea, kaua mul see ratas olnud on, ma ajaliselt ei tea, aga 5000 kilomeetrit on ta minu jaoks ülimugav, me oleme sõitnud taga, ma ei tea, pea 500 kilomeetrisid otsasid ja super mugav, tagumik ei jää haigeks, istumisasend minu jaoks perfektne, kui kellegi kuidas öelda, kuidas öelda, taga on see, et ta kardab, et ta väsib ära või et see iste on halb, kus juures igal pool räägitakse, siis tegelikult natuke läks üle, et ei ole sellel istumisasendil mitte midagi viga, suhteliselt sirgelt saad siin olla, randmed, asjad ei hakka valutama, tegelikult super mugav ratas, võib-olla natukene isiklikult eelistaks, et ta oleks kõrgem, aga ei ole probleemi, ma ütlen ausalt peale 500 kilomeetrit mitte ühtegi probleemi, ei tagumikud, ei seljad, ei randmed, kõik okei nagu. Okei, randmetes valetan tegelikult, peale 500 kilomeetrit sa tunned, et sa oled ikkagi midagi teinud. Aga selg, tagumik, zero. Nii, mis veel? Ma tellisin sellele, ma räägin lihtsalt niisama, ma tellisin selle rattale terve hunnik asju AliExpressist, selle rattale on hästi palju erinevaid asju AliExpressis müüa ja Temus ja ma ei kujuta ette igal pool mujal. Need jõuavad ka mingi aeg kohale, kui ma viitsin, siis ma teen väikse video ka. Hästi palju igasugu aksessuaare ja mingi kleepse ja kohtadesse, asjadesse mingisuguseid, lihtsalt iluvidined ise endale. Ma vahepeal mõtlesin seda ratast frappida, aga sellest ideest ma loobusin ja nii ta läks. Ja okei, kui me räägime nüüd plussidest, eks ole, siis ausalt öelda kõik selle ratta asjad ongi pluss nagu. Välimus mulle meeldib, värvi kombinatsioon mulle meeldib. Mul ei ole mitte ühtegi halba. Ma mõtlesin alguses, ma teen 5 halba, 5 head video. Aga mul ei ole mitte ühtegi, ja ma tean, et ma ette suunatult seda võite ka seal kommentaariumites, tead mulle kohe puid panna. Ai, ma tean, see on halb komme, aeg-ajalt näitan, aeg-ajalt ei näita. Mootorrattaga kuidagi suuna näitamine on vahest keeruline, eriti kui tegemist on mingi hästi kiire olukorraga. Siis viskame seemupoisile ikka näppu ka, et see on siuke raske asi vahepeal, unustad, kipud unustama või on lihtsalt nii kiire, et sa ei hakka siin mingi näpuga mähkima, sest mõlemad käed lenksul, eks. Mitte nagu mina praegu. Et jaa, sellised asjad, et ma ei oska nagu, ma olen üritanud leida nagu 5 miinust 5 plussisega, ma ei suutnud seda videot kontseptsiooni kokku enda jaoks mõelda, sest minu jaoks on see lihtsalt liiga raske. Nii et ma ütlen teile kõigile lihtsalt overall, kes plaanivad seda ratast osta, minu arust, ütleme niimoodi, et kui me räägime 10 palli süsteemist, siis 80-st. Miks 80-st? Kalle, ega sa kogu aeg kiidad. Jaa, sest et siin olid alguses mingid üksikud asjad, on ju. Siis ma ei ütle, et see punkti maha võtaks, aga mul on juhtunud endal 2 korda sükest asja, et süüde läheb lambist välja, ma ei tea miks. Ma uurisin, lugesin internetist, seal on ka mõned inimesed, kellel on sama, aga see ei ole ka ainult CF-ide asi, vaid mingitel teistel brändidel on ka, et lihtsalt süüde läheb välja ja tõmbad uuesti käima, on kõik hästi, on ju. Aga lihtsalt suvalistel hetkedel mingil põhjusel süüde läheb välja. Seda on siis 2 korda minul juhtunud praegu selle rattaga. Aga ainult linnas ja mingisuguse kuradi ülimadalal kiirusel, nii et mingit ohtlikku olukorda pole nagu tekkinud. Siis, kus ma veel punkti maha võtaks, on minu enda personal preference. On lihtsalt püsikiiruse hoidja. Miks see on hea, mida ma sain teada nagu sõitmise aeg, on see, et sa saad sõita käed lahti, eks ole. Demonstreeris ka praegu, aga lihtsalt seal ei ole mingit mõtet, sellepärast, et me oleme esiteks mingil koolialal ja teiseks mul mingi auto taga. Ja miks see siis on hea, on jah, siis ma ütlesin juba, et käed lahti sõita. Mis asja käed lahti sõita, et see teevad mingi lapsed. Ei, see on tegelikult ülimalt hea ja kui ratas on nagu väga hästi balansis, siis sõita, ma ei tea, kurati 20 kilomeetrit kuskil sirget teed, igavat teed või vähe käänulist teed on ülimalt hea käed lahti sõita. Sa saad käsi puhata ja see ei ole mingi flex, vaid see on actually praktiline asi. Nii et sealt läheb 1 punkt maha puhtalt, aga see on asi, mille ma avastasin hiljem, aga see on asi, mida teie saate teada, eks ole. Et ehk siis lihtsalt puhtalt see efekt, et sa saaksid teha niimoodi, aga et sul ei kao gaas ära, eks ole. Super hea asi, soovitan selles mõttes inimestele püsikiirushoidjaga rattaid. See ei ole jällegi mingi et mingi crazy, ma ilma ei suuda vaata, vaid
see on mugavus, aga mitte ainult mugavus, vaid see on ka nagu selles mõttes su enda käte nimel ja võib-olla siis ergonoomilisus on ju. Et sul on ikkagi tegelikult nii palju mugavam ja mõnusam. Et seda julgen kindlalt väita ja sealt võtaks 1 punkti maha. Ja siis võtaks võib-olla pool punkti kusagilt veel või selle teise punkti osa, aga puhtalt ainult jällegi personal preference tagantjärgi mõeldes on siis downshifter. Seda ei ole vaja upshift, downshifti üldse, kui sa saad selle siduriga üli hästi sõbraks, näiteks mina linnas ei kasuta põhimõtteliselt upshifti üldse. Et mina kasutan ainult et siis downshifti ja upshifti kasutan, tähendab upshifti ma kasutan ainult linnas väljas. Või siis teine variant, kui mingi vend on foori taga, kes näed, et tahab natuke huijata. Vastasel juhul mina põhimõtteliselt mitte kunagi mingisugust upshifti ei kasutagi, sest jah, seal on kindlasti mingi kiiruse vahe versus sina oma kätega, eks ole. Aga ma siin 5000 kilomeetri peale ütlen ausalt, minust on ise saanud quick shifter. No näete isena, nägite, käik vahetus, keegi ei tähele või? Keegi ei tähele, jälle ju, mis asja? Mis asja, 4. juba või? Kuidas sa tegid seda? 3. ju, mida ma olen ise vaata juba quick shifter. Et sellel on väärtus, kas sa peaksid ostma ratta, kus on quick shifter, upshifter? Ei, kas see on hea? Jah. Et sealt võtaks ka punni maha. Aga muudes osades mul pole mitte ühtegi halba asja selle ratta kohta enam välja tuua ja need ei olegi tegelikult halvad asjad, need on lihtsalt asjad, mis sa oled avastanud sõites. Sest kui sa lähed ratast ostma, teed see proovisõidu, siis sa oled esiteks väga emotsionaalselt selles ostus juba kinni, sa oled oma peas juba tegelikult ju paika pannud, et seda ratast ma tahan, eks ole, sa teed selle proovisõidu, see meeldib sulle ja sa lihtsalt ostadki selle ära. Aga ma arvan, et kõikidega on täpselt sama asi inimestega, et me ostame mingeid asju, mida me hiljem mõtleme, et kurat, et see võiks nii olla või teed remonti, et persse, miks ma seda ei teinud, on ju. Või ostad auto, et fuck, et sellel ei ole sükst asja, vaata. Et need asjad tulevad hiljem ja minu arust see on täiesti okei ja sellepärast inimesed ju vahetavadki ja müüvad ja ostavad, et see on fine nagu. Ja seal tagumisel autol on, ma arvan, jumala kopp ees või mingi vehin siin näppudega, teen mingeid liigutusi ja vend vaatab, et ma olen mingi vaimar. Ühesõnaga no võt nüüd saigi nagu see, kuidas öelda, see skripti osa selles mõttes tühjaks, et kõik ma sain enda seest nagu välja, mida ma arvasin, et väärivad mainimist, võib-olla mis kellegi ostu võivad mõjutada. Ja ma arvan, et nii ongi, nagu selles mõttes ma panen siia videosse ka kindlasti nii-öelda klippe sellest rattast, välimusest, ta on muidugi must päeval, kui ma need filmisin. Me oleme siin tegelikult üsna palju sõitnud, et sellest ei pääse, eks ole, mõelgi ise ilusamaks, ma ei hakka AI-ga korrigeerima seda videot, sellel ei ole pointi. Ja muus osas tegelikult ongi täpselt selline, et sõida ja naudi, ta on hea mõnus, ta on pisike, ta on siuke agiilne, ta keerab kurvides hästi ja üleüldiselt nagu mul ei ole, nagu ma tahaks 5000 peal võib-olla midagi rohkem kiruda. On ju, inimestele meeldib ikka kiruda, et no näed, juba käik all ja juba jälle käik all ja esimesse oli halb. aga tegelikult sa oled ise suhteliselt quick shifter, kui sa selle asja ära õpid, eks ole. Ja no näete ise, ta on suhteliselt süke agiilne, mõnus putukas ja noh, mõelge ise, ma olen 5000 kilomeetri kogemusega sõitja, et ega ma ei ole mingi vana vetsin, et ma siin lastele, noortele meeldib, kui revid, no neile ei meeldinud, tavaliselt noored tulevad, siis nad näitavad, aga no, üks aru saada. Et ta on väga mõnus siuke nagu entry level ratas küll, aga nagu ma ei ütleks, et sellega ei viitsiks sõita inimene, kes on juba sõitnud kaua või, ma ei tea. Mul on täpselt, nagu ma räägin nüüd siis nagu sellest tuleviku poolest, et mul on siuke tunne, et ma arvan, et ma sõidan taga ka järgmise hooaja küll, aga ma pead ei anna. Võib-olla leian midagi huvitavamat, võib-olla parandan siis nii-öelda enda jaoks need ainsad punktikohad, ehk siis upshifter, downshifter ja parandan siis ka võib-olla selle, kuidas ma ütlen, püsikiiruse koha, eks ole. Noh, seda saab tegelikult parandada ka mingite add-onidega. Aga et jah,
et kas ma sõidan sellega järgmise hooaja oma enda peas küll, selles mõttes. Mul ei ole kuidagi mingit negatiivset asja öelda või et ma tahaks midagi noriseda, et me ruttu maha müüma selle, siis järgmine hooaeg ei saa sõita. Või et see kiirus oleks ennast kuidagi ammendanud. Kindlasti mitte, sest tegemist on ikkagi mingi 0-100 vist, kui ma mäletan, parandage, võib-olla eksin 4,4 sekundit, on ju parimates mingites konditsioonides vist. Siis mõelge ise, et nagu 4,4 sekundit, millised autod on 4,4 sekundit? Palju neid on? No väga ei ole, on ju. Et selles mõttes nagu vaevalt see kiirendus ja kõik siin nagu ära tüütab, see on siuke mõnus, ta võtab kohe sealt alt tõmbab, et see on fun ja värki, et jah, tal ei ole jah, mingi lõpus sa tunned, et see power hakkab nagu ära kaduma, eks ole, või sa vaibid, et ta ei ole vaata päris on ju mingisugune kuradi liiterpaik, aga ütleme nii, et sa ei väsi sellest nagu ära ega tüdine sellest nagu ära, et ta on, noh, minul on ta nüüd siis 5000 kilti olnud ja ta on jätkuvalt fun. Siis ma räägin kiiresti ka tehnilisest poolest, sest ma tean, et inimesed lihtsalt huvitab, kes plaanivad võib-olla osta, siis kaasas on ta läpp, on ju, seal äpis ta salvestab automaatselt kõik rajad, 10 asi, nagu sa sõidad ära mingi päevase sõidu, ta joonistab sulle kogu raja, ta joonistab sulle kiirused, ta joonistab kõik peatused, kõik stardid, mitu kiirendust, mitu mingi aeglustust, no ühesõnaga tohu hea infot. Kas sa vaatad seda? Isiklikult me lihtsalt jagame tuttavatega, kui me sõidame, on ju. Et paljudel, kui CF motoratast ei ole, siis nendel inimestel on alati hea, sest et paljudel ei ole selliseid feature'eid ja siiani nagu ajalugu on näidanud, et inimestele nagu meeldib mingis mõttes seda infot näha, on ju. Et see on nagu rõvedalt mõnus asi. Mikseratas proovime siis quick shiftida, vaatame. Et noh, selles mõttes nagu te juba saate aru, ma irvitan, on ju, see tähendab, et ma teen juba halbu asju, aga nagu selles mõttes nagu ma ütlen, see ratas, noh, ei ole mind ära tüüdanud 5000 jooksul ja ma arvan, et see ei tüüta mind ära ka 10 000 jooksul, kes teab, mis pärast seda juhtub, eks ole. Aga it's still fun, it's still cool ja nagu asjad on, noh, selles mõttes mõnus, et mingi vesi lendas kuskilt peeglile keegi. Et ja see downshifteri probleem, ma räägin, et kui sa tuled nagu kurvi, on ju, noh, meil on juba 5, meil on juba 4, kui sa saad selle käppa, siis tegelikult sul ei ole vaja mingit downshifterit. Et ma ei saa aru, mis see hype selle taga nii suur on, aga tegelikult sa ise oledki quick shifter. Vot, et jaa. Ja ma jäin siis tehnika poole peal nagu natukene pooleli oma jutuga, et no näed, ta vahetab ilusti küll üles upshiftiga, et ma olen nagu saanud selle enam-vähem käppa alguses, ma suhteliselt jokisin sellega, tegelikult oli probleem väga lihtne, ma ei löönud sirge jalaga, vaid ma lõin kuidagi jala küljega sinna pihta ja kui ta jala küljega saab liti, siis ta nagu ei taha seda väga regada. Et see oli ka üks asi, noh, võin ära mainida siin. Aga tehnikast rääkides, siis jah, sul on äpp, on ju, sul on seal rapid acceleration'id, värgid kõik kirjas, infod, kus peatusid, mis kaua peatusid, kus juures. Ja siis sul on ka võimalus siia dashi kuvada GPS-i. Miks mina seda ei kasuta? iOS-il on ta natukene vist halvem, seal on mingi siuke teema, et sa pead jätma ekraani lahti, muidu tekivad siia siis nooled ainult, aga kui sul on Android, eks ole, siis kui sul on Android, siis sul võib olla telefon kinni pandud ja sa näed siin ilusti kaarti ja kõike. Kui sul on iOS, siis sa näed ainult nooli. Kas nooltega on võimalik sõita vabalt? No problem, on ju, eks inimesel ikka meeldib näha. Minule isegi väga meeldib näha, mis kurvid mind ees ootavad. Ja üleüldiselt, et ma oskaks nagu, kuna ma rattaga ikkagi suhteliselt noob, on ju, kogemust on ikkagi oma võrra vähe, siis rattaga minu jaoks on nagu top 1 asi tähtis on see, et ma teaksin, kui sügav kurv on. Ehk siis ma lähen kurvi ja ma vaatan alati ennem GPS-ist ära. Esimene asi vaatan peeglit, et autosid tagant ei tule. Teine asi vaatan GPS-ist kurvi, on ju, siis ma tean, kui palju ma julgen vastas suunas olla või kuidas ma seda lõikan või mis ma teen, on ju. Et see on nagu algajale Imo nagu super info. Teine asi, mis siin, räägime kiiresti sellest dashist ka, on ju, mis siin on, tuled, värgid, särgid, alarmid, mingisugused pillikesed. Rattal on siis olemas ka selline asi, et kui keegi su ratast näpib, saad teavituse täitsa olemas.
noh, mis siin on vana hea, et 2-3 tase erinevat traction controlli ja mina sõidan 2, kes ma ei täitsa oma nokka siin püsti jääda. Olen kusjuures saanud kõige tugevamaga endal ka ratta püsti, aga noh, see pole just eriti tervislik. Siis noh, kütusenäidik, mis kusjuures ilma software update'ita minul hetkel ei tööta. Ratas karjub juba ammu, et tee software update, aga ma ei viitsi. Et mul on 260 kilomeetrit kinni ja rohkem ta siit väga ei liigu. See on siis software update'i viga, mitte mingisugune, et ratas on katki. Noh, kütusekulu hetkel sõidame siin, ma ei tea, 55-ga 3 liitrit 100-le. Keskmine minu kütusekulu kedagi huvitab. Mina olen selles mõttes no ma olen normaalne sõitja, aga mulle meeldib loll mängida, on ju. Minu keskmine kütusekulu siis selle rattaga on 4,8, kui kedagi huvitab. Ja sellised on numbrid. Kütusepaak oli tal, ma kunagi ei mäleta kui palju, aga äkki oli 14. Parandage, kui eksin, on ju. Ma ise ei viitsi hakata seda vaatama, aga sellega saab sõita normaalselt. Ma julgen ennustada 400 kilti peaaegu. Ehk normaalne 90, on ju. Mingi 350-400 kilomeetrit saad ära kulgeda, kui sõidad siis ilusasti 90-ga. Ja ma mõtlen veel, mida rääkida äpist endast, on ju, seal ongi need vibratsioonid, hoiatab sind, kui sa kihutad liiga palju, annab sulle teada neid, minust service'id vist annab ka teada. Service'i küsimus ka võib-olla kedagi huvitab, sellel rattal on iga, mis ta oli, esimene on tonn ja siis on vist iga 5000 tagant. Ehk siis suhteliselt normaalne või oli iga 4500 tagant, ma nüüd jään vastuse võlgu jälle. Ühesõnaga suhteliselt normaalne ja hooldus ise minul näiteks esmane maksis mingi 200 euri. Ma julgen arvata, et peale seda on võib-olla 300-400, ma tõesti ei tea. Aga ma leian, et see on mõistlik. Kindlustuse kohta võin ka rääkida, kindlustus selle rattal on, ma ei mäleta, kas oli 60 eurot aasta. Normaalne. Vist oli 60 eurot aasta. Jällegi, võin natuke pange panna. Kasko küsimus ka, kui kedagi huvitab. Ma ise ei viitsin võtta, aga kasko küsimus selle rattal oli vist mingi 35 eurot kuu. Kui kedagi peaks seega huvitama, siis 35 euri kuu võite arvestada. Ja ega mul ausalt öelda muud rääkida ei olegi, et ma panen teile siia videosse erinevaid klippe, erinevaid hetki, kus me oleme siis semude või siis siin isadega, Kerli enda isaga sõitmas käinud. Keegi tahab endale varustust osta, nagu mul, siis varustust leiate Motomarketist. Kerli isa tegeleb sellega. Et selles mõttes, kes tahab nii-öelda kaudselt mind toetada või Kerlit, siis ostke julgelt Motomarketist, kui ei taha, noh, see on teie otsus, on ju, eks üks leiab ise oma poed ja hinnad ja ei hakka siin ilget sell-out'i tegema. Ja mis ma oskan muud öelda, noh, et drive safe ja sõitke mõistlikult, ärge tehke midagi, mida mina ei teeks. Mina olen ikkagi väga viisakas sõitja tegelikult, aeg-ajalt krutskeid täis siin küll, aga laias laastus need 5000 kilomeetrit minu jaoks on kulgenud ülimalt hästi. Võib-olla paar korda võin rääkida, on olnud sellised enda viperusi, ühe korra võib-olla natuke liialt kiiret kurvi, aga see oli pigem selline 1000 kilomeetri täiesti zero experience juures. Ühe korra mingi tüüp oleks mulle külge sõitnud, aga mootorrattaga ülitähtis, et sa oled alati ise valmis nagu selleks, et eelda, et nad ei näe sind kunagi, vaata. Alati ole valmis ise tõmbama kõrvale või ruttu midagi tegema ja õpi kiiresti ära see counter steering ja igasugused muud asjad, eks ole, et sa oskaksid kiirelt reageerida, sellepärast, et kui sa oma ratast liigutada ei oska ja sul jookseb järsku mingisugune asi siia tee peale, millest sa pead ümber põikama, siis noh, algajana on paratamatu, et sa lihtsalt lähed otse, sa mõttes tõmbad kinni ära, võib-olla vajutad veel pidurit, on ju. Et tasub kiiresti ära õppida siis see counter steering ja see asi, mis on see nii-öelda vingerdamine teel, mina nimetan, seda tasub ka tegelikult harjutada. Ma ei ütleks, et see nagu, kas seda peaks tegema siin autode vahel, kindlasti mitte, aga seda tasub harjutada, et sul oleks see nagu sees, on ju, et see tuleb nagu, aju ise teeb seda. Ja mis ma siin veel oskan algaja mingisuguseid vihjeid jagada või nippe, siis alati vaadake kurvides ette, mitte ärge vaadake siia põrandale. See on kohutav viga, sest kui siia alla vaatad, su ratas läheb otse ja su aju on fucked up, ühesõnaga vaadake alati kurvi lõppu põhimõtteliselt. See muidugi eeldab, et sa ennem vaatad nagu kergelt ka teed, on ju, silmanurgast, et sa näed, et seal ei ole mingit paska või mingit kruuse või mina ei tea, mis jura. Et sellised general algaja tipid, kes plaanivad A-katti teha ja nüüd me jõuame muidugi kõige magusamani, kes tahab teha A-katti, veel jõuate, ärge üldse pablagi, sõbrad. Et
mul on siis sooduskood ka, koodir 10, mida saate kasutada Autosõit OÜ koolis. Vot, minu arust peaks olema tegemist Eesti suurima autokooliga. Ise olen kõik kursused seal koolis teinud, ei ole sell-out, ei ole tasuta saanud, vaid olen siis ise seal orgaaniliselt käinud ja sattunud. Kiidan jubedalt. A-katt mul endale oli 2 õpetajaga. Vot nüüd on küll piinlik lugu, nüüd on väga piinlik lugu, ma ei mäleta kummagi nime. See on, ma ütlen ausalt, see on isegi ülimalt piinlik, ma tahaks neid mõlemad soovitada. Võin eksida, ühe mehe nimi oli Tanel, perekonna nimi jään võlgu, aga eks te ise leiate, kui tunnete huvi. Ja minu arust teise härra nimi oli Arno, aga võin jällegi eksida. Väga vabandan, kui eksin. Aga ligi lähedal nimesid võite otsida, super A-kati õpetajad ja minul oli väga fun, väga kiiresti saab A-katt tehtud, tegelikult mingi 6 ajaga saad kätte A-kati load. Ja ma ei oskagi midagi muud öelda, kasutage koodir 10 Autosõit OÜs, pange sisse, saate 10% kõik kursused, A-katid, B-katid, veokid, mis iganes teete, lõppastmed. Ühesõnaga kogu muusika on -10% minu koodiga. Ja kui mõtlete, et 10% see pole mingi raha, siis mõelge nii, et B-katt maksab 400-1500 eurot, et 150 eurot, kui ei meeldi, võite mulle anda. Panen kindlasti ka kõik asjad sinna descriptionisse kirja video alla, on ju. Ja nagu öeldud, teile sõitke turvaliselt, olge mõnusad ja kui on mingeid küsimusi, mingeid asju võite alati küsida, ma proovin vastata. Ja ma kindlasti unustasin midagi. Et küsige julgelt. Ja nagu öeldud, sõitke turvaliselt, nautige Eesti suve ja minge tehke A-katt ära, ärge kartke. Davai kutid, tšau!